Praegu sõidame kood 3 sündmuskohale, kus politseinikud hoiavad meest relva ähvardusel. Saime kõne, et tuletõrjeosakonna ees on mees, kellel võib olla kirves ja kes on joobes, väites, et tahab näha oma lapsi ja naist. Tuleme kohe tagasi. Kuule, tule nüüd. Mine edasi, ole tuli. Ole vähän, Leslie. Sain aru. Jah, Leslie, räägi. Jah, Finn ütles, et see on Portia politseiosakond mees. Pane telefon ära. Kuule, pane telefon ära. Tahad sõnalahingut? Kas saad aru? Jah. Kuule, Vincent, võta taust maha, mees. Ma vaatan, liigutan seda vasaku käega. Maha. 15. Trahv saab. Sinu peale. Kuule, mul on siin surmava jõukate. Kui tahad veenduda, et kinnipidamismeeskonnaga on kõik korras, Vincent, Pane telefon ära. Õige. pane oma telefon alla. Pane telefon murule. Hei, kas tahad kõne lõpetada? Sain aru. Ma olen teile helistanud. Jah, pööra vasakule. Vaata eemale, just nii. Mine natuke veel. Vasakule, pööra vasakule. Vincent, lihtsalt tagurda minu poole. Tagurda minu hääle suunas. Sinu hääle suunas. Okei. Jah, tagurda siia poole. Aeglaselt, nii, väga hea. Tule edasi, sõber. Tule eras. Siin, tule edasi. Tule edasi. Tule edasi. Mine edasi. Tule edasi. Hästi, mine sinna, põlvili. Mine põlvili. Nii ongi. Hoia käed tea kohal. Hoia käed tea kohal. Mul on siin vähem surmav relv. Rista lahtud enda taga. Väga hea. Proovi uuesti. Proovi uuesti. Sa oled tubli. Hästi, jää sinna paigale. Kas saad aru? Mida ma tegin? Lihtsalt jää sinna paigale. Me paneme sulle käerauad. Sa ei ole arreteeritud, eks? Sind lihtsalt peetakse kinni, okei? Miks mind kinni peetakse? Me laseme su kohe lahti. Tere, kuidas sul läheb? Kuidas läheb end? Kas tahad, et ma aitaksin sul Vincenti peale minna? Ma kontrollin. Oi, rahulikult nende käeraudadega, poisid. Kas me võime kontrollida? See on hea asi. Sa ei torka mind millegagi ega bussita, eks? Kuule mees, sa teed mu käed tõesti haiget. Sa ei saa sealt minna. Mine teist teed pidi. Vau. Lase ma näitan sulle uuesti. Mis see on? Pane oma kingakontsad kokku. Nii, valmis. Vau, vaadake seda, poisid. Hei, vaadake mind. Mis su perekonna nimi on? Tulge, poisid, tulge. Ai, see. See teeb haiget, mees. See teeb haiget. Lase kohe lõdemaks, eks. See teeb haiget. Hei, ma lihtsalt tahan veenduda, et sa oled turvaliselt, eks. Ma olen väga turvaliselt. Kas ma võin lahkuda? Sest mu varbad on. Nii et... Teade mehest kirvega. Ta võis olla joobes. Ja Mis pani teid täna politseisse helistama? Ma tahan teada, miks te siin olete. Noh, asi on selles, mees. Meile anti teada, et sul võis olla kirves. Okei, jumal. Ja sa toppisid oma vasaku käe taskusse, kui ma sinu juurde tulin. Ja ma lasin lahti sellest, mis mul taskus oli. Ja, mis oli nuga, eks. Okei, sellepärast sind relva siikule võetigi, eks. Midagi veel? Jah, võite kõike kontrollida. Hei, see mees ei torganud ega pussitanud mind ega midagi sellist, eks. Ei, üldse mitte. Mul on mu EBT kaart. Jah, olemas. Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas või midagi? Jah, see on seal kuskil. Vincent Mark, siikule võetud isik. Kui palju sa täna joonud oled, Vincent? Mitte eriti palju, lihtsalt üks korralik pits. Ei. Kas sa tead, kus sa praegu oled? See on Fullerton. Ja 283. Kas sinu seljakotis on midagi ebaseaduslikku? Ei, mitte midagi. Kas me võime kontrollida? Jah. Kas nendes kottides on midagi ebaseaduslikku? Ei. Kas me võime kontrollida? Võite küll. Jah, sa ei ole 13. Sa oled 13. Sa ei ole 13. Kas sul on midagi vaja? Näeme järgmine kord. Meil läheb neid rehve veel vaja. Kas sa tahad ka mõnda? Mis meedia see on? Miks mind salvestatakse?
ja istu siia selle punase äärekivi peale, eks. Pane jalad vajadusel lähemale kokku. Mul on küsimusi. Tule nüüd. Nii, väga hea. Istu lihtsalt siia. Ei. Sa istud siia punase äärekivi peale. kas ma võin seista, kus on nuga? istu siia, siin painutame need ära. Istu maha, just sinna. just sinna. On. See härrasmees on ilmselgelt väga joobes. Ta räägib pudistades ja lõhnab alkoholi järele. Ta helistas meie dispetšerile ja rääkis meile kummalist juttu, et ta on valmis. Ja ma saan aru, et ta ütles oma endisele või praegusele naisele, et tal on kirves. Helistame sellele algsele teatajale, võtame ühendust tema naisega ja uurime, mis temaga täna toimub. Ta andis meile loa oma seljakotti läbi otsida, nii et vaatame, kas leiame sealt mõne relva. Peale selle liigume siit edasi. Ja tõenäoliselt on ta nii purjus, et ei suuda avalikus kohas enda eest hoolitseda. Vähemalt arvatavasti läheb ta täna avalikus kohas joobes olemise eest vanglasse, aga eks näis. Siin on kirves. Siin. Politseinik otsib koti läbi. Seal on üks kollane kirves ja siis nuga. Nuga oli see, mis tal taskus oli, kui nad talle esimest korda lähenesid. Tal oli see käes ja siis on kirves seal paberpotis. Ja ilmselgelt on põhjus, miks me ta just nii kinni pidasime, selles, et ta tegi kellelegi avaldusi, et ta on valmis. Pole teada, kas ta üritas lasta politseile end maha lasta. Aga sellepärast ongi meil erinevad inimesed määratud erinevate ülesannete jaoks. Näiteks vähem surmavate vahendite kasutamine, surmava jõu rakendamine. Füüsilise kinnipidamise meeskond. Nii et lõppkokkuvõttes saame ta kinni pidada ilma vahejuhtumiteta ja loodetavasti parema tulemusega, kui see võiks olla. see on kõik, pole tähtis. Hea siin, sõber. Kuidas sul läheb? Siigule võetud isik. olgu, me oleme otse-eetris Fullertonis, Californias. Siin on 2 Fullertoni korporali. Kuulsid, kuidas ta rääkis vähem surmavatest vahenditest. Millist relva see täpselt hõlmab? Tegelikult on meil mitu vähem surmavat varianti. Üks neist on pipragaas. Meil on ka taser ja tegelikult on meil ka oakotte tulistav relv. See töötab nagu tavaline relv, aga selle asemel tulistab see välja oakoti, lootes, et füüsilise valu abil saavutatakse allumine ja kõik laheneb ilma vahejuhtumiteta. Leitnant Joseph Toombs on hetkel tagaajamises. Asesheriff Mondrey Rambo üritab järele jõuda. Kuidas sul läheb? Kuidas sul proovida läheb? Ka asesheriff Desmond Witts on siin kaasatud. Näed teda seal. Hea sinu rääkida, Viktor. X-ray 864. Me oleme neist umbes 30 sekundi kaugusel. Ei hoia sellest kinni. Sain aru. Praegu on kõik vahi all. Mõned vigastused, mitte ainult jalavigastused hetkel. Vaatame, mis meil on, kui kohale jõuame. Mis on numbrimärk? Romeo Alfa Mike 50490. Olgu, meil on siin tuled lihtsalt. Igaks juhuks. Võib-olla mitu sõidukit. Irabi on teel. Me läheme sündmuskohale, kui siit ümber pääseme. Ka ehitusplats. Nii et te kuulete seal raadios leitnant Toomsi häält. Tema juhib seal. Järgmine osana hakkame märki tegema. Valmis ülejäänud ringkäiguks. Üle, ma olen siin väljas. Üks meist on siin väljas. Jah, ma kuulen sind ka, Alex. Blokk, lase mul sallet korras. Olgu, ma hoian sind siin kursis. Lase, ma blokeerin selle. Kui ta saaksid kontrollida, mis ta on, vaadata, kuidas on. Sina oled õnnetus. You an accident? Ma helistan nüüd ülemusele. Harper.
Okei, nii et kui te ei leia abi, mida ma pean tegema? Oota, vend, auto lõhnab siiski kanepi järele. Hei! Kas sa oled ikka veel liikluspeatusega hõivatud? Minuga on kõik korras ikka. Ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, mis see on. Ja. Meil on kõik hästi. Ma arvan, et sheriff tuleb siia. Sina olid seal sees. Mina sõitsin. Kas sinuga on kõik korras? Kiirabi on kohal, nad vaatavad su üle. Issand. Mis juhtus? Sain politseilt kõne. Ma pidin lihtsalt ümber reastuma ja ta lihtsalt sõitis mulle otsa. Sellepärast ta mulle külje pealt sisse sõitis. Issand. Mul on kahju, et see sinuga juhtus. See on, ma tean mees, mul on lihtsalt hea meel, et sinuga on kõik korras. Su auto pärast, hoia neil lihtsalt silm peal. Näed, ta põhjustas palju kahju. Sa ei taha lahkuda enne, kui on õnnetus juhtunud. Kas teiega on kõik korras, proua? Meil on üks olemas. Millist sa tahad? Hea töö. Olgu, hästi. Nüüd teame selle üle vaatama. Meil oli üks tüüp, kes põgenes. Kust ta enne pärit oli? Hateville'ist. Põgenes varem Hateville'i politsei osakonna eest. Leidsime sõiduki maanteel number 85. Jah, Seersant Johnson juba tegi seda. Me leidsime sõiduki maanteel number 85 lõuna suunas. Ta tegi minu ees U-pöörde ja lõikas mulle ette. Proovisin teda peatada. Ta kihutas maanteel 85 põhja poole. Kui me jõudsime siia Leeds-Leesmilli teele, sõitis ta teisele autole otsa. Alguses sõitis ta vastu teepiiret, siis teisele autole. See põhjustas ahelreaktsiooni. Nii et kokku 1, 2, 3. Ma usun, et kokku oli kaasatud 3 autot. Neil on autos marihuanat. Me pole autot veel läbi otsinud, aga see on selgelt näha. Nii et ma olen kindel, et seal on tõenäoliselt veel midagi. Üks osalejatest oli politseinik, kelle autole ta otsa sõitis ja kes oli teisest ametkonnast. Kuule, me peame sind ära viima. Me peame need autod ümber pöörama, poiss. Pööra ümber. Kuule, mind on blokeeritud. Ma olen teiste autode juures. Me peame ülejäänud autod ka kätte saama. Ma tahan olla viiene. Ma tahan olla viiene. Kuule aus. Sul ei ole neid oma autos, ausalt öeldes. Kuule, ta ütles, kas ta võib tulla, kui sa tahad mu puud süüdata. Võib-olla otsustan maha istuda. Ei, seni pole midagi. Ma tahan kapoti alla vaadata. Nii et, kas sul on kõik korras? Mul on kõik korras. Ma arvan küll. Kas me võime? Kas me saame selle liikumise läbi mängida? Sina juhtisid? Jah, härra. Kas me saame teha nagu liikumismängu kokkuvõtte? Mida sa mõtlesid sina Fortis? Kuule mees, sul pole sellega probleemi? Ei. Värt? Oled sa kunagi... Vengla? See polnud siiski nii tõsine. Ma olin seal ainult 2 aastat. Kurjament, sa oleksid pidanud lihtsalt seisma jääma. Sul oleks olnud parem võimalus põgeneda, kui oleksid lihtsalt seisma jäänud ja jooksnud. Sa pole aeglane. Ei, sul on õigus. Sa oled aeglane. Sa oleksid võinud autosse hüpata ja minema sõida. Ma pandan selle pärast. Jah, mees. Aga kujuta ette, väga kiiresti. Jah, mees. Sa pead mõtlema selle peale, mees. Sa sead kõik need inimesed ohtu. Nad teevad siin ka ehitustöid. Kui sa oleksid mõnda neist tabanud, mees, tead küll, kui neil oli keegi, kes nende eest ära jooksis. Hästi, astu välja, katsume üle. Jah. Kuule, ma ütlen sulle. Ma ei ole... Ma ei kavatse midagi hullumeelset teha. Ma tean, et sa oled. Ära tee midagi hullumeelset. Hei, 2 minutit, kõik. Sa pead oma püksid üles tõmbama. Oota korraks, mees. Sul on kindad käes, mees. Oota, mees, vend, mul on valus. Ma olen ilmselt juba tänava lõpus. Oota korraks. Veen. Sul on kindad. Ei. Ma saan aru, jah? Okei. Mul on sitaks valus. Seisa paigal. Kõik sellepärast, et sa oled 6 jalga 9 pikk ja sõidad Honda Civicuga. Tule nüüd. Hei. Seisa paigal, mees. Mees! Ma üritan talle ligi pääseda. Ma ei tee sulle midagi, tead küll. Angel, auto. Ei, sul on õigus. Sul on vaja topeltratastega kastika. Jah, sa oled ikka päris suur. Mis sa oled? 6 jalga 6. Kuule, ma lihtsalt läksin oma autosse. Mul pole sellega midagi pistmist. Ma lihtsalt läksin oma autosse. Kuule, see pirn, kas sul on see olemas, vend? Lihtsalt lähen oma autosse. Sa ei seadistanud seda jälle ära. Ei, minu asi. Tundub nagu see torkaks mu kätt. Sa ei saa sellest lahti lasta. Pane käsi tagasi üles, vend. Pane käsi tagasi selja taha. Ma ei ürita midagi hullu teha. Olgu mees. Ma ilmselt ei ürita midagi teha. Sa pead hoidma oma randme samas asendis, sest kui sa seda pöörad, siis see hakkab valutama. Sul on väikesed randmed. Ma mõtlen, sul on suured randmed. Kas sa nägid seda? Kas ma näen seda? Ta pani selle siia sisse. Hirmu. 2 topsis. Topeltopsis. Ei. Mountain Dew's on roheline siirup sees. Ja.
nii et ma võtan selle ka kaasa. Mõlemad lähevad asitõendite hulka. Keda sa sellega süüdistad? Mis sõnda sa kavatsed reisijaid süüdistada? Kas nad tegid midagi? Jah, eesmisele reisijale esitatakse siin samuti kindlasti süüdistus. Okei. Kus see siin oli, näed? See oli tagaistme põrandal. Nii et me loeme kõigile Miranda õigused ette ja räägime kõigiga selle kohta, sest juht oleks võinud selle sinna taha libistada. Ka reisijad oleksid võinud seda teha. Ma vaatan seda nii. Iga üks neist oleks võinud selle kergesti taha panna. Nii et... Kapten Riso, mõlemad kindlasti. Öelge mulle, mis narkootikum see on? Jah. See ravim, mida te beebipudelis vaatate, on nimega prometasiin ja kodeiin. See on köhasiirup, kuid kui seda kasutatakse ebaseaduslikult tänavatel, segatakse seda jookidega. Te nägite, mida ta ütles Double Cupi kohta. Nad segavad seda limonaadi või sarnaste jookidega. Joovad seda ja jäävad pilve. Jätake, mu vennad kivist. Keegi teist helistagu talle oma telefonist. Töötage hädaolukorras. Kellele helistada? Ei, vabandust. Mul on lapsed kaasas, mees. Jah, seda peaksid sa mõtlema enne, kui jooksma hakkad. Sa võid siiski tagasi sisse minna. Ei. Nad hakkavad kohti vahetama. Jah, oota korraks. Me hakkame kohti vahetama, mul on ruumi. Ei, sina hakkad kohta vahetama. Me hakkame vahetama. Tule nüüd, mees. Ma tule nüüd. Tule nüüd. Kas sul on keegi, kelle juurde minna? Claytoni maakonnas viis tagaajamine tõsise avariini, millesse sattus veel paar autot. See on see narkootikum, ma arvan, et see on jälle juht, kes välja tuleb. Ei, see ei ole juht. Tegelikult on see kaasreisija. Tere tulemast hotelli. Ja siis, aga sa ei tea tervet autot enda ära võtta. Sest me peame tegema sõiduki vabastamise, et saaksid kõik vajalikud asjad autost kätte ja tulu ning kõik muu sellega seonduva. Okei. Aga... Kui sa teda näed, siis ta tuleb välja ja helistab sulle tagasi. Ma panin selle tagumisele istmele. Kuule, vend, vaata seda mees. Kuule, tagaistmel on kanep. Kelle kanep see on? Sa ütled, et tagaistmel on kanep. Tagaistmel on kanep. Kelle kanep see on? Ma ei tea, kelle oma see on. Kui mina poleks öelnud, kuidas te oleksite teadnud? Ole nüüd. Mees, mul ei olnud mingit kanep. Aga mis prometasiiniga ees on? Kus? Mees, me läheme kohe ära, mees. Mul ei olnud midagi peale selle väikese valge kraami ees. Nii et sul oli see valge kraam kaasas. See on kõik. Kus see prometasiin on? Mis sa ütlesid? Kus prometasiin on? Mida sa mõtled? Kas ma ütlesin seda? Mul polnud midagi. Nii et sa ei tunnista, et see kanep on sinu. Tema ka ei tunnista seda. Tule nüüd. Noh, kui see kanep on sinu, siis ütle see lihtsalt välja. Kuule, rohi on praegu sinu muredest kõige väiksem. Tule nüüd. Olgu, see on minu rohi. Oled sa kindel? Ma tahan rääkima. Olgu, ma sain aru. Kui palju kanepit see oli? Mis sa ütlesid? Kui palju kanepit? Oi, hästi, poiss. Mida ma teile ütlesin? Te mängite mänge. Te mõlemad. Teie selle mehe pärast. Noh, ta lihtsalt tuli siia. Ja sina oled tingimisel vabaduses, ma mõtlen. Esiteks, ma tean, et sa tead, kuidas marihuana lõhnab. Nii et lõpeta see rumal jutt, mida sa täna räägid. Pole vahet. Kas sa tead, mis marihuana lõhn on? Jah või ei? Jah või ei? Kas sa tead, mis marihuana lõhn on? Nii et sa tead, mis autos oli. Õlu oli seal lähedal. Ma olen sealt läinud. Ei mingit lõhna, ei midagi sellist. Ta maksis mulle, et ma siia tuleks. Ma maksin talle, et ta tuleks siia, võtaks mu tüdruku ja läheks koju tagasi. Ma maksin talle. Ja kahjuks, vend, sa pead selle sama suhtumisega kohtuniku ette minema. Kõik see. Proovid teeselda, nagu mina ei teaks ja nii edasi. Sul on olnud mitu võimalust õigesti käituda. Sa lihtsalt ei suuda seda teha. Nii et me ei lähe edasi. Sul on see hull vangla. Jah, hoia sama joont. Mine ja istu maha. Me saame selle korda. Jah, palun. Pane need siis enda juurde. Nii et loomulikult ei tunnista kumbki neist, kellel mis autos oli. See on kõigi nende vahetus läheduses. Kõigil neil on sellele juurdepääs. Kõigil neil on võimalus kasutada autos olevaid ebaseaduslikke aineid. Nii et tõenäoliselt saavad nad kõik selle eest süüdistuse. Kuna nad ei suuda kokku leppida, kellel mis oli, teeme otsuse nende eest. Ja siis liigume sealt edasi. Nad lõpetavad mõlema vigastuste hindamise ja viivad nad haiglasse, et nad saaksid loa
ning siis viiakse nad Claytoni maakonna vanglasse. Claytoni mahaku. Ma arvan, et meil võib olla kehakaamera salvestis, kui ma ei eksi. Me saime selle. Okei. See on tegelikult Leitnant Tumsi pardakaamera salvestis, kui ta jällitas seda sõidukit. Wow. Wow, olgu. See on natuke udune. Raske on näha, aga tead, see oli tõsine jälitamine. Ja vaata see mees, see kaassõitja. Halb päev tema jaoks. Natuke halb õnn, aga tead mis? Jah, ja ei, aga see ongi konstruktiivse valduse mõte. Jah, muidugi. Need selged juhtumid, kus oli näha, et kaasreisija polnud seotud. Olgu, sobib. Aga kui teeseldakse valikulist amneesiat, siis see sobib. Konstruktiivne valdus. Ja tead, me ütleme oma lastele kogu aeg, et olge ettevaatlikud, kellega te autosse istute. Jah, sest see on ideaalne näide sellest, mis võib juhtuda. Jah. Mitte kõigiga, sest nad viskavad kogu seaduse raamatu sulle kaela. Ma mõtlen, et siin ei hakata kellelegi armu andma. Ei. Pärast seda, mida me just nägime juhtumas. Ja õigustatud. Jah. Paistab, et keegi üritab läbi selle avarii paiga sõita, kus see jälitamine toimus. Peatas sõiduk. On selge, et inimesed peavad tähelepanelikud olema, sest ta sõidab vastassuuna vööndis ja on kohe põhjustamas uut katastroofilist õnnetust, kuna ta ei pööra tähelepanu. Nad lihtsalt võtavad temaga ühendust, uurivad välja, mis tal toimub. Loodetavasti ta ei ole purjus. Ta tundub veidi aeglane, aga ma ei tea, eks me näeme. Mis sul toimub? Issand halasta. Ma lähen järjekorda, see on... Hästi. Jätka. Sain kätte. Meil on ühendus. Kui me koos leitnandiga olukorda arutasime, märkasime seda autot siin maanteel vales suunas sõitmas. Kui lähenesime, nägime autos lahtist alkoholipudelit. Silmad olid punased, ta nägi välja, nagu oleks ta joobes. Me viime selle auto teilt ära ja tõenäoliselt teeme talle mõned testid, et näha, kas ta on joobes. Ja tõenäoliselt läheb ta täna öösel vanglasse. See on mis Tequila, seal on hotell. Ei, päris... Linn on kesklinnas. Kesklinn. Nii et sa oled teel kesklinna? Jaa. Kui palju sa täna õhtul joonud oled? Laks, mida ma seal tegin? Laks. Ja vaata, mul oli üks väike tüdrukumaja. Ma olen sealt pärit. Me peaksime seda meeles pidama. Tere. Nii et sa lihtsalt... Võtsid ainult ühe vitsi? Joo. Olgu. Ma lihtsalt veendun, et sul on relv kaasas. Ei. Võta nuga seal. Nuga on seal. Minu telefon on siin. Sul pole üldse raha? Ei. Mul oli karbilõikur. Okei, nii et sul on jäänud üks pits. Jaa. Millest? Tequila. El Jimador. Tequila El Jimador, tere. Kui kaua aega tagasi sa selle pitsi jõid? Võib-olla umbes 25 minutit tagasi. 25 minutit, kas sa sõid samal ajal? Ja. Mida sa sõid? Simagu. Seamagu. Jah, kui kaua? Seamagu. Seajalad. Kui palju? No. Ei. Sest sa ütlesid, et ma olen talle joogi võlgu. See on vastik. Seamagu, seahalad. Ei. Seamagu ja kartulid. Aga sul oli ainult üks pits. See oligi kõik. Jaa. Okay. Et veenduda, et sa oled võimeline Midtowni sõitma, kas sa oleksid nõus tegema mõned kainustestid? Ei. Mulle öeldi, et ma ei tohi seda kunagi teha. Nii, et sa ei taha seda niimoodi teha? Ei, olgu lahe. Lahe. Olgu. Sain aru. Kõik on protokollis. Hei, miks ta mind niimoodi kinni peate? Sa pead seda võtma nagu sõber, sest see on väga lihtne. Sa ei taha seda teha. Ma ei ole vaenulik. Ma ei öelnud, et sa olid. Härra iga filmi taskuhääling. Olgu! Hall, hetkel oled sa arreteeritud joobes juhtimise eest. Kas saad aru? Jah, härra. Vaata seda kuradi ma... Härra. Ma ei vaja sinu luba, ma teen seda niikuinii. Ei. Ei vaja! Miks te kõik minu vastu vaenulikud olete? Ma olen rahulik. Esiteks, sa sõitsid vales suunas, mööda kuradimaa maanteed. Sa ei saa mind tappa. Ei. Sa oleksid võinud kellegi tappa. Nii et hoia nüüd korraks mokk maas. Ja. No. Aastas. Austus. Minu nimi on Sa oleksid võinud kellegi tappa. Sa oleksid võinud kellegi tappa. On lihtne ja selge. Deliiriumis, sel viisil. Sa mõtled, mees.
ja me viime su vanglasse. Tule nüüd, Ogu! See on kõik hästi ja tore, aga sa ei pea minuga niimoodi rääkima. Ma olen ikkagi mees. Ei. Me ei saa sellega leppida. Sa sõidad vastassuunas. Tule nüüd. Inimesed, lapsed on autos. Niil on turvavöö peal. Kui mul oleks relv ja ma laseksin teid maha, siis oleks asi teine. Oh kurat, ma räägin sinuga, tagumikumees, tule mees. Hei, ma tegin seda valesti. See on kõik. Ma loen samal ajal. Ära solva mind. Ma olen ikkagi mees. Sain aru, mees. Kako Cobra, tule nüüd. Kuule, ma loen sulle midagi. Jaa, muidugi mees. Ei, mitte see. Piin einestamise öö. El Himadori pits koos natukese seamaoga. Sa ei taha mingit seamagu? Jah, sa sõid seda eile. Eks, ja, sa tead küll, muidugi. See on maitsev, see imab alkoholi väga hästi. Jah, nii on. Sa norskad. See tüüp sõitis põhimõtteliselt sellesse olukorda nii, nagu ta ütleks. Palun tehke mulle kainuse kontroll. Eks? Ma sõidan suure politseinike grupi sekka vales suunas. Jah, see on parim, eks? Ja siis jah, mul on taskus nuga. Jah, noh, see oli seal. Jah. Vabandust, liiga purjus, et mäletada. Ja. Pidin siin šerifilt küsima, ma olin nagu seamagu. Ja tema oli nagu... Jah, tule nüüd. Mis? Meil on kana või seasooled. Meil on seajalad. Ja. Mees, palju erinevaid roogasid. Sellepärast meil šerif siin ongi, eks. Me ei vaja siin politsei analüüsi jaoks. Ma vajan siin toidujutu jaoks. Järgmine kord teen selle sulle valmiks. Toon selle stuudiosse. Imelin Semao. Võtame natuke El Himadori. Need on pitsid. Et seda ole loputada. Aga... Valge kastikas ja punane sedaat. $360 peakorter, jah. See peaks olema seotud signaaliga 12. Sama kirjeldus, 2 sõidukit. Sain aru, aitäh. Kui talle teile näidib tegevus või vestlus. Oleme sees. Läheme. Ma hakkan teiega rääkima. Ja see teeb talle jalga haiget. Olgu. Hästi, kas su jalg on korras? Ma sõitsin autoga ja kõndisin sinna poole. Ta kõnnib. Kuidas ta välja näeb? Tema, mis ta seljas on? Tal on musta püksid ja sa näed, et tal on valge särk. Jah, temaga koos kõnnib veel üks naine, kellel on valge särk seljas. 360 keskus. Kas sa näed neid ikka veel või ei? 360. Tundub, et vastutav isik lihtsalt staatus 10 liigub lõuna suunas. Naine, mustad püksid, valge särk ja kõnnib koos naisega, kellel on roosa särk. Okei, kas te jääte siia korraks? Jah. Kas te nägite, kuhu nad läksid? Otse. Lihtsalt otse? Jaa. Okei, ma kutsun siia teise auto, ma lähen otsin nad kiiresti üles. Olgu, lihtsalt jääge siia, eks? Mis sul on? 360. Ma teen kiire puu, kuni tuletõrje veel tegutseb. Tundub, et vastutav isik lahkus sündmuskohalt. Me lähme proovime neid leida. Meeldib sinu viski. Kus see on? Koovad siin. Mina olen Preili viski. Kokteil. Terviseks. Poisid. Vaatame, Saara. 4657 juhtimiskeskus. 1 täiskasvanud mees toimetatakse ära. Olen ka selle 4 peal. 15. Cheryl. $360, ma lähen kontrollin piljardisaali. Joo. Kas liigud siin?
Terror. kas keegi tuli just siia sisse? Kas 2 naist tulid siia sisse? Kuni? Üldse mitte, okei. Ühel on roosa särk, teisel on valge särk. Nad kõndisid just tänava lõpus toimunud avariilt minema. Nad on, ei, ma ei ole neid näinud, okei. Hästi, aitäh, jah, kui ma sind tunnen. Ma toon sulle suitsu. Aitäh. Nii et me lihtsalt vaatame ringi, kas leiame midagi. Me just kontrollisime piljardisaali, mis on kohe tänava lõpus. See oleks hea koht, kuhu keegi võiks ära kaduda. Töötaja pole midagi näinud. Nii et me jätkame kontrollimist. Jaa. Ma arvan, et see on õde, sest see, kes on katse ajal, on ilmselt see, kes avarii tegi. Kas sa tahad? Kas sa oled juba nende juures? Ei, veel mitte. Olen 6 minuti kaugusel, aga proovin kiiresti veel helistada. Okei, kõlab hästi. Hästi. Nii et me lihtsalt kontrollime piirkonda. Me liigume natuke üles ja alla, vaatame, kas näeme midagi. Numbrimärk on registreeritud. Ma usun, et see on Imokli, mis asub Collieri maakonnas lõunas. Nii et vaatame, kas leiame midagi. Ta ütles nii. On tagasi selle liiklusraevu juhtumi sündmuskohal. Ja ma arvan, et võib-olla on läheduses mõni tunnistaja. Ei taha minna, olgu. Ja nüüd arvan, et see on lihtsalt sõiduki juures. Siin. Kas sa oskad sõiduki juhti veel täpsemalt kirjeldada? Kas ma saan teiega aidata? Noh, veel mitte, aga olgu. Valge, must, Hispaania päritolu. Ta on Hispaania päritolu. Hispaania päritolu. Ta on mu õde. Ma olen Hispaania päritolu. Tema juht on su õde. Kus? Mis? Miks ta lahkus? Ja ma sain kõne, et ta oli... Ütle talle, et ta tuleks tagasi. Ei, tema. Ma ei saa. See on tema telefon. Ma võtsin tema telefoni. Olgu. Nii et see on see, mis juhtus. Ma sain kõne, kus öeldi, et ta magas selle auto omanikuga ja see oli tema poissõber. Olgu. Kus ta elab? Ta elab San Carlos Parkis. Ta on kriminaalhooldus all. Tema nimi on Nayeli. Nigel, olgu. Ja 360 eakorter. Mu ema auto. Mu ema on politseinik. Su ema, ta üritas tagada. Et Peetar. Kus ta on? Ma ei tea. Ole kindel, et nad üritavad rääkida. Kahtlusalune on Nigeli. Ta on kriminaalhoondusel paari narkojuhtumi tõttu. Tundub, et ta on mõju all. Õde on siin püüdes teda sündmuskohale tagasi tuua. Ma proovin temaga sinu eest rääkida siiski. Kuhu sa arvad, et Nael läheks? Tagasi San Carlos Parki? Ta elab San Carlos Parkis. Ma üritan emale helistada, sest ema on temaga, aga ma ei usu, et su emal on telefon kaasas. Su ema on temaga koos? Ma üritan sind peatada. Jah, ta üritas teda peatada. Okei, kas su ema viib ta tagasi majja elamisse? Jah, ema võtaks ta kaasa, kui saaks. Jah, ema võtaks ta. Aga sa ei tea... Nad ei olnud see inimene. Nii et see oli lihtsalt tema? See oli tema. Minu ema, tema ja sinu ema? Jah, ma proovin teda peatada. Okei, kas sinu ema oli autos? Ei, ta kõnnib koos temaga. Kõnnib koos temaga? Okei. Noh, kus su ema auto on? Ta oli meiega pikapis. Veoautos. Kus on veoauto? Kohe seal. Okei, ma jätkan mängimist. Ma tunnen Nialit, nii et ma lihtsalt otsin teda. Hästi. Nii et ilmselt nad ütlevad, et nende sõnul on nad kõik ühe pereliikmed. Jaa. Okei. Kas ta siis sattus, et tegi tegelikult avariisse tema? Olgu, mu isa peatas veoauto ees, nii et me proovisime ta välja aidata, et ta autost välja tuleks. Sest ta on purjus. Jah, me proovisime teda autost välja saada, aga ta sõitis minema. Ta sõitis minema ja sõitis veoautole otsa. Holiday, eks? Ei, me ei ole. Ei. Mis su adress on? Kirjuta. Mobiiltelefon. Sõidab. Olgu, ma lähen teda otsima. Helista oma emale edasi. Ma arvan, et see on üsna kaugel. Olgu, lihtsalt helista oma emale edasi, eks. Räägi selle politseinikuga.
olgu, nii et Nael on üks meie püsikliente. Ta on 2 raske kuriteo tõttu katse ajal, lihtsalt nii on. Ma arreteerisin ta mõlemal korral narkootikumide pärast. Ta on väidetavalt joobes ja põgenes, kuna on katse ajal. Nii et me lihtsalt jätkame. Olgu. 212, 02 Otsime teda siin ümbruses. Ma usun, et see on nii, jah. Meil on kõigil parem üksteise peale karjuda. Nii et me lihtsalt, nagu ma ütlesin, tiirutame siin ringi. Ta ei saanud väga kaugele minna, nad olid kõik koos. Tundub, et need olid pereliikmed, kes üritasid tal sõitmist takistada, sest ta oli joobes ja ta põgenes, sest ta oli hirmul. Nii et vaatame, kas me ei leia. Tere! Aga nüüd, kui me teame täpselt, keda me otsime, peaks see asja natuke lihtsamaks tegema. Ma arvan, et ta on tagasi selles piljardisaalis. Ma arvan, et ta sai vihje. Ta on otsinud seda naist, kes ilmselt põgenes selle liiklusraevu õnnetuse sündmuskohalt. Kuulame, kui ta tagasi sisse läheb. Kust sa selle 43 saad? Dresseli tunnistaja, kes oli just siin, ütles, et nägi need umbes 2 minutit tagasi. Mis toimub, kutid? Kuidas läheb? See on sinu kontor. Jaa. Kuule, see naine, kellega ta koos oli. Praegu on mul 9 mängijat. Olgu. Kutt, kellega Dressel just rääkis, ütles, et ta nägi neid paar minutit tagasi. Siin samas, jalutamas. Nii et ma ei tea, kuidas nad väidetavalt sellel operaatori aadressil on. Ema on kindlasti tema koos. Lase tal panna Nial telefoni otsa ja ära kunagi tagasi tule. Kas meil on teada, kes on Mazda omanik? Kas meil on midagi... 24, 8. Olgu. 341.popa X-rõngas OVIN. Lase tal Jan telefoni otsa panna ja vaata, kas ta on päriselt seal. Kui Dresselid nägid teda paar minutit tagasi või Dresseli tunnistaja nägi teda paar minutit tagasi, siis pole võimalik, et nad on juba tagasi San Carlosi pargis. Edäiga. See tavamatu püsirikkuja. Asesheriff Knapp üritab endiselt üles leida seda naist, kes oli selles õnnetuses. Vihje viis ta sellesse piljardisaali, aga nüüd räägib ta tema perega telefonis. Meeldetuletus? Ta ütles, et on ta juba varem arreteerinud, nii et ta kavatseb ta üles leida. Jätkame Lee maakonnas toimuva jälgimist. Otsib seda naist, kes oli selles õnnetuses. Paistab, et ta on nüüd tagasi läinud sinna piljardisaali, et teda otsida. Meil on tingimisi vabastuse rikkumine ja sündmuskohad lahkumine, aga see on ka kõik. Seersant ei tundunud sellest eriti vaimustuses olevat. Aga olgu, head aega. See on tema pilt. Kas ta üldse tuli sisse? Üldse mitte. Aga sa ütlesid, et neid oli 2. Jah, tema ja ta ema, aga see on see, kes siin all purjus peaga autoga avarii tegi. Jah, ei, ma pole seda näinud. Okei, kui ta tuleb sisse, siis lihtsalt helista meile, eks. Ta peidab end kusagil siin lähedal. No tore. Nii et me lihtsalt uurime kohalikku piirkonda ja proovime teda ikka veel leida.
see püsiklient, keda detektiiv Knapp otsis. Tagasi autosse. Ma ei tea, miks ta saab uudiseid selle kohta, kus ta on. Sa oled sellega nõus, eks? Jah, kas sa saad lihtsalt helistada 1070 numbrile? Rääkides põhipolitseinikuga, tema sai kogu olukorrast ülevaate. Tundub, et nad teadsid, et ta oli joobes. Tema juhtis autot. Nad üritasid teda põhimõtteliselt peatamismanöövriga peatada, et takistada tal sõitmast. Enamik perest väljub autost, tema jätab auto käiku ja sõidab pereautole otsa, mille tagajärjel saab üks lastest jalavigastuse. Kui nad üritavad autot parkimisasendisse panna, hakkab ta oma õe poole lööke jagama, püüdes teda rusikaga lüüa. Auto hakkab liikuma, ta väljub autost ja see veerab mäest alla, tema hakkab jooksma. Nii et praeguse seisuga paistab, et neil on vähemalt peresisene otsasõit ja põgenemine ja peatatud juhtimisõigusega sõitmine. Ja siis peaksid nad uurima, kas ta oli joobes või mitte. Aga ajaviivituse ja tema elukohast lahkumise tõttu on raske tõestada, et ta pole pärast seda midagi tarvitanud. Seega me ei tahaks, et PHC tegevuskorraldus oleks antud. Nii et nad lähevad praegu sinna, et proovida teda meie 4. jaoskonnas kinni pidada ja siis võtab abi-šerif Pigot ülejäänud uurimise üle. Nii et ma olen just praegu valmis tema kohta andmeid küsima. Ja me ei saa seda käiku sisse. Me ei saa seda käiku sisse. Ma ei tea. Kas see on sinu auto? Jah. Kas sul on võtmed? Vaata seda. Hästi, oota korraks. Räägime mu partneriga siin. Ja ma ei tee midagi, ma just tahtsin tellida buksiiri, sest ma ei saanud autot käiku panna. Hästi, kuidas kõik läheb? Jackie. Tema on selle auto omanik, tal on võtmed, tema on meie tee. Jah, ma just tulin töölt. Üks päev korraks. Jah, anna talle lihtsalt hetk. Lase tal oma asju ajada. Mis on Niali teema? Ma lasin talle oma autot kasutada selle all, kui ma tööl olen. Tead ju, tal pole juhi luba. Ma ei tea. Ta on minu tüdruks sõber. Tal ei ole juhi luba. Ma usaldan teda. Ma armastan teda. Siin nagu tead, lihtsalt nagu tüdruksõbra värk, võta mind peale, kui töölt ära tulen. Nii et sul on vaja avariiraportiteks selle kahju kohta. Tundub, et kahju on päris suur. Ma ei ole. Mis see on? Sa ei tea. Ei, siis tema lõhkus selle ära, seal oli mingi peredraama käimas. Jaa, ma tean. Jah, ma üritan sinna vahel sekkuda. Ma ei ütle, et sa peaksid kellegi vastu süüdistust esitama, aga sul on ikkagi avariiraportit vaja, eks, et oma autot parandada. Jah, okei. Kõlab hästi. Ma hangin selle. Peaasi, et see kellelegi haiget ei tee. Hästi, tänud end. Ootasin, kuni ta lõpetab. Ta tuleb ja räägib sinuga, eks. Me ütlesime, et kutsume buksiiri, aga omanik tuli võtmetega kohale, nii et buksiiri pole enam vaja. Sellega on kõik. Me liigume järgmise juurde, kuni nemad selle korda ajavad. Noh, võttis kaua aega, et ta üles leida, aga nüüd on ta käes. Ja ma pean lisama, vaatame, kodune vahejuhtum, põgenemine sündmuskohalt, peatatud juhtimisõigus. Seda ütles asetäitja Knapp. Sellega peab ta nüüd silmitsi seisma. Alustame Florida Lee maakonnast, kus asetäitja Mike Knapp saabus liiklusõnnetuse sündmuskohale, mis võis tegelikult olla teetüliga seotud juhtum. Juht oli sündmuskohalt põgenenud, kuid ohver teadis juba juhi isikut. Seega andis osakond välja teate. Olge tähelepanelikud. Pärast meie eetrist lahkumist leidis asetäitja Christian Green selle juhi üles. Tema nimi on Najeli Gutierrez, 23-aastane Fort Myersist. Tema valduses leiti nii kräkki kui ka metat. Nüüd seisab ta silmitsi 2 süüdistusega kontrollitava aine omamises. See on Najeli 8. arreteerimine Lee maakonna šerifi asetäitjate poolt alates 2023 aastast. Tom, sa ütlesid, et nad tundsid teda juba ees nimepidi, kui nad kohale jõudsid. See ongi oma piirkonna tundmise võlu, eks ole. Siia on Najeli. Nüüd me teame, kuhu minna, me teame tegutsemisviisi, olemegi valmis.